Hei kõigile, tere kõigile. Kuidas teil läheb? Mis elu te elate? 6-7 Nice haircut, thanks. Ma ei tea, kui hea heli see on, oota, ma korda kuulan ka. Yeah. Kuidas mul palavusega on? Väga palav on. Ja me lähme kohe nii õue. Ma lihtsalt alustasin toas striimil, ma saaks salvestama panna seda, et siis pärast oleks parem. Lahe laev riiuli otsas, aitäh. Ja see on mu Lego õhulaev, mida ma siis aeg-ajal, kui mul aega on või kuskil Lego kast satub näppu, siis ma natuke tuunin seda jälle aeg-ajalt. Sul ka pikad juuksed, Markus, väga äge. Aga jah, päris palav on. Väga palav on. Jube palav. Kohe lähme õue. Et ma pidin tegema õue striimi tegelikult juba tükk aega tagasi. Siis olid vahepeal halvad ilmad. Ja siis nüüd lõpuks ma teen midagi. Midagi teen ära. Kindlasti neid õue striime tuleb veel. Ma mõtlesin, et pole ammu teinud selles TikTokis midagi. Nii et vaatame siis. Igal juhul, ma ei tea, liigume õue. Ma mingi kõike näidata teile ei saa, aga kui me õue jõuame, siis on nagu hea elu. Igal juhul hakkame vaikselt õue minema. Kas ma Oliveri ja Joeliga suhtlen või? Vahepeal ikka, mitte igapäevaselt. Mõnikord juhtub seda, aga see ei ole nagu igapäevane asi. Aga mõnikord ikka tuleb ette. Jou. Kas ma ujumas olen käinud? Olen küll ujumas käinud. Ja väga hea oli ujuda. Ja siis põlesin ära ka. Nii. Nii me jõuame õue. Nii. Olemegi õues. Tere tulemast õue. Kas ma... Jah, Oliveri ja Joeliga. No Oliveriga ma suhtlesin, kui mul oli mingid arvutijamad alles mingi aeg. Aga muidu väga palju nagu tegelikult kokkupuudet meil ei ole. Igapäevaselt ei suhtle, eriti me ei mängi koos. Kuule, mis sa kräunud? Seda Antso. Tšau, Antso. Oi, Sam on ka seal taga. Tere, Antso. Kassid tulid kohe kräunuma. Kas igatsed ka sisumaat? Kuna mul on oma server, siis väga palju ei igatse kusjuures. Et sisumaa on lahe küll. Ja ilmselt, ma ei tea, ma arvan, et võib-olla tuleb 3. hooaeg ka, aga kes seda teab, on ju. No nii. Mingi vene nimega vend Go Hosti tahtis. Rantso. Inimesed näevad sind, Rantso. Ütle nüüd midagi väga tarka. Tarka pead ütlema. Enda ta ei taha praegu tarka öelda midagi. Sammu. Sammu nämmu on ka siin. Sammu nämmu. Siuke kassi stream on nüüd. Pole ammu näinud sind, Sammu. Kus sa käisid? Kus sa käisid, Sammu? Ta kõlab nagu Minecrafti kiisu, või? Jaa. Kas mul on laps? On küll. Mul on laps. Vaata, mis te siin rääkinud olete nii kaua, kui nii kasse vaatasite. Sääski ka on. Kusjuures eriti ei ole nagu üldse. Tee setup tuur. Ma ei saa setup tuuri teha, sest setup on mul toas. Kuhu me lähme siis? Tahad äkki ponisid näha või? Või tahad äkki jäneseid näha? Jänesed või ponid? Vootige nüüd. Jänkud või pankud. Go! Aga jaa, ühesõnaga ma teen selle aia striimi sellepärast praegu niimoodi ära hetkel, et ma lähen nüüd nädalaks ajaks ära ja siis ma ei tea täpselt, millal ma uuesti asju hakkan tegema. Nii et sellega on siuke küsimus. Oi, konn on siin. Jooksis ära. Et jaa, aga eks see suvi ilmselt saab veel igast asju teha. Kuhu lähen? Kaugel ära? Teed mitte väga kaugel. Oota, kas siin pöörata saab seda kaamerat? Kuidas ma pööran seda?
mis see on? Ei, ma ei taha midagi sükest teha. Kuskil peaks saama pöörata kaamerat või? Ma ei oska enam seda samust asja kasutada. Ei saanud tooli kusjuures. Ma ei ole tooli siiamaani saanud. Ma ei ole jõudnud sinna. Näed välja nagu mu vend. Äkki ma olengi su vend. Mängu oli ja parim seeria oli see Saare seeria või? Sulle meeldis see Saare seeria kõige rohkem. Näete, siin on hobused. Kingston. Ei, see on Lambo. See on Lambo. Et mul on Lambo olemas. Näete, Lambo on siin. Kingston on see heledam. Kingston. Show. Kingston on täiega lahe sellepärast, et vaadake ta lakka. Ta on nagu must ja valge lakk korraga. Siin on nõgesed. Nõgesed on siin, jaa. Nõgesed. Ühesõnaga, need on ponid. Need on meie poisiponid. Praegu mu vibu lasmisala on nende käes. Seega ma hetkel vibu kahjuks ei saa lasta. Vaata äkki 2 korda ekraanile. See andis mingi laike paneb mulle siia. Okei. Kas ma olen ratsutamas ka? Jaa, oma elus ma olen päris mitu korda ratsutanud, aga kuna mul hetkel ei ole piisavalt suurt hobust, millega ma ise ratsutada saaks, siis nagu ma regulaarselt ei käi ratsutamas. Joosep, millal uus versioon Minecraftist? Ma ei tea millal. Mul kusjuures ma olen täiesti Minecraftiga nagu... Mind väga ei huvita enam need update'id, sest viimase aja Minecrafti update'id on nii halvad olnud. Ja mina nüüd petin rohkem selle Hytale'i peale. Sest Hytale nagu on teinud asju, mida see samune Mojang ei ole viitsinud teha. Mängide Forestit. Tea, ei viitsi eriti. Kuigi nüüd on see uus Forest ja see pidi veel parem olema. Forest ei olnud halb, aga noh. Uus main on jah suht kannikad või? On või? Okei. Kuigi jänkusid tahate näha või? Tahate jänesid näha? Või jänesed ei huvita või? Mis te arvate? Jaa, no näita. Kuskil nurgas peaks see nupp olema paremal pool, Google ütles. Siin paremal pool on päris mitu nuppu, aga ma seda switch nuppu ei näe. Ei viitsi on aus vastus või? Ma loodan, et on. Vaatame, kas ma siit üle saan. Kindlasti pean põllule ka täna minema, sellepärast, et tahate ju beebid ka näha. Beebiponi. Ta ei ole nii beebi enam. Vaata, aga ma peaks reaalselt nagu välja mõtlema, kuidas see asi käib. Flip kaamera. Vaat nii. No nii. Elu läks kohe palju kergemaks. Tšau, jänkud. Mis teete? Jängsterid. Väiksed jängsterid, mis te teete? No nii. Siin on päris mitu neid. Ja millal me teid ära sööme? Millal me teid sööme? Nunnud. Ei tea, neid ei saagi süüa ju. Liiga nunnud. See on see valge, kes on hästi ilus seal. Väike siuke. Aga neid on meil päris palju juba. Et tegelikult me peame hakkama mõtlema nüüd puuri laiendamisele juba. Et peaks natukene upgrade ima seda asja. Nad on ühe udu ära lõhkunud või? Mida asja? Üks urg on lahti. Aga siin on nende urud. Siin nad elavad niimoodi urgudes. Siin nad hängivad niisama. Aga neid on jõhkrad palju nüüd, jah. See on nagu crazy, kui palju neid on. Anna mulle ka üks või? No ma ei tea, kui sa tahad. Kas sa tead kõik nimesid? Ainult 3 jänesel on nime. Meil oli neid 3 tükki alguses. Ja siis ma arvasin, et Kalle on see valge siin. Ma arvasin, et on gei. Sellepärast, et ei teinud tükk aega neid samuseid lapsi. Ja 2 pruuni, 2 seda suurt pruuni. Nemad on siis emmed. Ja siis nad paljunesid nii palju siin. Et tõudne. Anname neile natukene muruaeg.
ühesõnaga põhimõtteliselt nad paljunevad ise, jah. Neid aeg-ajalt tuleb, iga päev natuke saad süüa veel lisaks kõigele muule, mis neil siin on. Ja siis pidime puuri ja udud ja asjad ehitama, et siuksed on udud neil. Ise paljunevad jänesed. Enne 3 ja nüüd 1 miljon, jah. Põhimõtteliselt nii ongi. Aga see on Juhan, Juku, Kalle, Muki, Junki, Stunki, ei, see on Kalle tegelikult. See on Blanku, Kanku, Tšanku, Olev, Sulev, Kolev ja Mõlev. Need on nimed siis. Siuksed jänesed. Et ma jätan siis kaamera siia ja saate ilusti vaadata jäneste elu siin. Jäneste elu stream tuleb siin. On mul mõni hea koht ka, kuhu kaamerat panna. See tripod, mis mul on suht väike. Nii et kogu aeg kukub ümber. Kas mu koeri ka on? Ei, enam ei ole. Jänesed teevad asju, jah? No nii, tahate mudu, jah? No, näksi mudu. Nine näksi mudu nüüd. Näksi täiega. Õgi seda õlekõrt sinna. No, oi, kaamera kukkus. Ei näegi, kuidas jänesed mudu söövad. Tahaks neile pai teha või? Nad tegelikult saab küll pai teha, jah? Nad on suhteliselt paitavad. Tere, Grämmeland. Ma võin sinna puudi sisse ka tegelikult minna, aga viitsi väga nendega jageleda, kui nad hakkavad tahtma välja. Siis ma pean neid hakkama tagasi toppima sinna. Aga jah, siin mudu jätkub, nii et mõtle, sa elad siin puudis ja just teisel pool puuri on nii pikk mudu, mida saaks kõike näksida nagu. See on piinamine. See on looma piinamine. Tegelikult nad saavad väga hästi süüa, nii et ei ole probleemi. Nii. Piin vaadata tõesti. Eks ta nii ole, jah. Väga piinarikas. Tegelikult naljakas on nende jänestega see, et nad hakkasid endale, siin all on ka tegelikult pandud samasugune võrk, et nad nagu läbi ei läheks ja siis mingisugused loomad ka läbi ei tuleks ja neile kallale. Ja nad ammustasid sellest läbi ja siis me pidime patchima seda võrku ja värki, et suht crazy värk. Tüübid tõmbavad reaalselt oma hammastega metallist läbi. Küll see Kalle ikka mugib täiega, noh. Nii. Võtke veel. Mudu aeg on tulnud. Mudu ajastu. Õgige. Vaadake seda väikest valget. See on nii nunnu. Tema vist peab endale lemmikloomaks jätma. Jah. Rebaseid pole külla tundnud või? Ei ole näinud siin rebaseid. Meil siin tavaliselt see jäneste puud on nagu aias. Ja see on tegelikult hobuste koppel, et siin Poltas ja Tšürki valvavad neid. Ja tegelikult ükski loom ei saagi siia. Et põhimõtteliselt jäneste puud on hobuste koppelis. Ja nii kui mingi loom siia tuleb, siis ponid ajad ära. Kas oma Madigu ka aias on? On küll, jah. Tegelikult, kui me siit poolt lähme. Taevas on siuke. Selline taevas on. Sinine. Oi, Rantšo. Siin on marjapõõsad tegelikult siin ees. Tikrid ja sõstrad ja siuksed asjad. Et siin juba midagi kasvab ka tegelikult. Aga need ei ole veel valmis.
jah, seal on poisid. Aga eks me peame vist nüüd mujale minema, aga oota, ma vaatan, kus ma ennem vahetasin seda siit või? Flip-kaamera, jah. Vaat nii. No nii. Nüüd on kaamera flipitud jälle. Ja Sam tuleb sealt ilge pasaga. Nii. Keegi kuskil saeb. Ma ei tea, mida nad saevad seal. See ei ole isegi väga kaugel, kus nad saevad. Kuskil suht lähedal. Keegi kuskil saeb. Kuidas jaanipäev oli väga chill. Meil käisid mõned sõbrad ja siis tegime oma väikese lõkke ja rääkisime juttu. Okei, seda te tahate ilmselt näha. Nii. Keerame siit. Flip-kaamera. Siin on obesed, palju obeseid, 1 kuni mitu obest. Siin põllu peal, vaatan nüüd, kus ma siit aiast läbi saan. Nende hobuste juurde. Panem tatti või? Tead, ei taha, väga ilane on. 1 kuni mitu, jah. See on tegelikult selle ma varastasin Joelilt. Joel ütles tihti 1 kuni mitu. Kui midagi oli 1 kuni mitu. Aga lähme vaatame, kas me leiame kõik ponid üles. Siin nad on. Miks sul need teised hobused, mis ennem olid seal ei ole? Sest need teised on poisid, täkud. Ja need on emased, pluss siis väike poni. Neid ei saa niimoodi kokku lasta. Mine Kris poissi kurve. Ma ei tea, mis asi on kurve. No nii, Hugin tuleb siia. Tšau, Hugin. Väike Hugin, tšau. Tšau, Hugin, jaa. Kuidas sul läheb? Ta on nii julge. Teda saab nagu paitada. Teda on kogu aeg saanud paitada. Ta on nagu maksimum nunnu. Ta nagu lakk on ka siuke leek. Nagu külje pealt vaadates. Loodan, et lakk äkki siukseks. Ta on nagu ülinunnu. Siuke tilluke, Hugin. Tšau, Hugin. Mis sa räägid striimile? Sa oled otse-eetris. Otse-eetri, Hugin. Kuule, rahvas ei näe sind niimoodi. Ja. Talle täiega meeldib, kui teda sügatakse. Miks me lõpetasime mängu välja? Sest muud elu oli ka vaja elada. Selle kohta on tegelikult mul TikTok ja video, nii et mine vaata, kui sind huvitab. Huginlane. Ei ammusta. Ei tohi. Tüüp hakkas ammustama mind. Siis ta on väike beebi, ta ei saa midagi aru, mis ta teeb veel. Ja tahad ikka veel edasi sügamist. Mingi sügamise poni. Väike sügamise poni oled. Appi, mind aetakse taga. Appi, mingi Hugina jääb taga. Jah, loksi ei ole siin. Kas äkki mängida taga kuidagi? Ma ei tea muidugi, kas ta mängida tahab. Ma loodan, et ei ammusta mind ainult. Ai, nunnu Hugina oled, jah. Obene. Nii, tubli. Siin on ta emme. Ja seal on teised ponid. Ei naksa. Mida sa teed? Ei naksa, paha. Laksu tahad saada või? Ei. Mine. Kõtt. Uh-oh. Kas ma nüüd saan surma? Mina olen hobustega tegelenud, ma
ma ei tea, mingi 4-5 aastat ehk mitte eriti kaua ja otseselt mina ei tegelegi. Mu naine on see põhiline, kes nendega tegeleb. Hoia eemale, Hugin. Ma ei teadnud, et sa siuke naksaja oled nüüd. Mida sa üritad? Kas sa peaks vanaklatsi tulema või? Seda pead sa ise teadma. 6 aja pärast. Võib-olla 6 aja pärast on natuke elu rahulikum, siis saab võib-olla vanaklatsis rohkem striime ka teha. Et võib-olla jah, kui sulle meeldivad sellised asjad, siis võib-olla tasub. Nii, aga need on siis need hobused. Hugin, mis sa teed? Mis sa teed? Ei hammusta. Ei hammusta. Okei, ma pean lahkuma, tüübid. Teda kakelda. Tahad mängida, sul on igav, jah? Sul on igav. Ma saan aru, sul on igav. Aga minuga sa mängida ei saa. Kõik su videod on ausalt all time comfort videod või? Oh, thanks. Kuule, Hugin, kas me teeme nüüd nii, et sa ei hammusta mind rohkem? Kui sa hammustad, on vist päris valus. On siuke tunne. Mis sa arvad? Teed ongi niimoodi, et sa pead teda masseerima. Sa pead kogu aeg teda katsuma. Muidu saad hammustada. Ehk ta on väike diktaator. Näed väike diktaator või? Ei. Nii, mine tagasi. Tagasi. Nii, näeme. Okei. Tüübid, meil on väike probleem. Meid aetakse taga. Ta jäi maha. Väga hea. Tüüp on reaalselt näeb välja nagu mingi väike Pokemon. Nagu vaadake seda. Vaadake seda väikest Pokemoni. Tüüp näeb välja reaalne Pokemon nagu. Ühesõnaga jah, võite küsida küsimusi. Ma ei tea, mida te veel näha tahate. Ilusat vaadet või? Siin on ilus vaade. Ja päikeseloojang. Kuigi täna ta vist lõpuni ei loojugi. Ma ei tea, kusjuures kas katsetame järgi. Kas ponid mängivad pulkadega? See on pulk. Vaatame kohe, kas pulgaga saab Huginiga midagi teha. Ega ma ka ei tea. See on nagu teine varss, kes meil on siin kohas sündinud, et ega ma ei ole mingi ekspert. Hugin, näed? Oksa tahad või? Näed, Hugin? Võta oksa. Nii, palun. Sa ei taha oksa või? Ei taha oksa. Talle meeldib oksaga ainult sügamine. Nii, vaata nüüd. Ehmatasid selle peale või? Näe, kui nii, siis nii. Ei huvita oks nii väga. Paistab, et ei huvita. Äkki tal on mingi palli vaja või midagi. Tundub, et ta on suht igav. Ta tahaks nagu hängida. Mis maakonnas? Ma olen Viljandi maakonnas. Kas võib olla TT sinuga sõber? Ma ei tea, mida TT tähendab. Hugin tuleb. Aeg lahkuda. Aeg lahkuda, kui Hugin tuleb. Nii, flip-kaamera. Tee talle sügamispost, tal on siin puid küllalt, millega sügada ennast.
nii et jah, mine sinna suure hobuse juurde, siis ma pean Huginist mööda saama ju. Endivaar, kas Saaremaa või Hiiumaa. Ma ei tea, Saaremaa on nagu suurem ja samas Hiiumaa nagu vibe võib-olla on parem. Nii ma ei teagi täpselt. Mis siin toimub? See on Carmina. Jaa, tema on tore hobune. Väga tubli. Ta oli alguses musta värvi, siis oli hall ja nüüd läheb valgeks. Jaa. Tubli hobune. Hugin tuleb. Meil on aeg lahkuda. Neid on liiga palju. Meid ju rünnatakse hobuste poolt. Kuidas nii võib? Kuidas nii saab? Kuidas see on võimalik? Terve rodu hobuseid jälitab meid kõiki korraga. Ja kõik tahavad pai. Aga mul on ainult 2 kätt ja ühes on telefon. Kuidas see võimalik on? Hei, neid on nii palju. Nad aina tulevad. Kas me jõuame siit põigelda eest ära? Kes see teab? Kas me üldse lähme siit? Nii palju hobeseid. Nii, saime safe space'i. Ma näitan teile nüüd, kes meid taga ajasid. Nii, oi, tere. Magic. Tere. Kuhu Hugin kadus? Tüübid, te sõite täna või? Hugin kadus, ta on seal taga. Aga siin nad siis hängivad. Joosepi elu ongi Minecraft IRL. Tead, päris Minecraft ei ole, ise oori kaevandada ei saa ja endale varustust teha, et seda peab kahjuks ostma, aga mis telo mul on? Galaxy Z4. Kohtla-Järve on parem või? Okei. No kui Kohtla-Järve on parem, no siis ta võib-olla on parem, ma ei tea. Pole väga Kohtla-Järvel nagu hängimas käin, nii et ei oska öelda. Siin nad hängivad siis. Obe sellised. Magic. Ta on savi. Tüübid ikka jooksid täiega, noh. Täiega jooksinud, aga natuke jooksid. Tšau. Head aega. Kas sul lemmikobune ka? Hugin ongi mu lemmikobune. Sest ta on nii väike ja nunnu. Teeme nii, et need teised ei kuulnud seda. Tšau, Tantšo. Kas sina ei taha lemmikobune olla? Tšau, ilus poiss 23. Tantšo see ikka mudu. Tundub, et meil on kõik mudusööjad seal. Rantsik paneb asju. Näed, Rantsik, see on su spirit animal. No nii. Oi, kus Sam on. Sam vaatab oma heinavalli pealt siin mingi. Sam, kus sa käinud oled vahepeal? Ma pole siin nii ammu näinud. Kus sa olid? Räägi mulle oma seiklustest. Mis elu sa elasid? Mis sa nägid seal? Sammu-nämmu. Hiiri ka on, no enam ei ole. Nagu näed, 2 kassi on, siis enam hiiri ei ole. Kuigi, ma ei tea. Samas nagu need kassid ongi sellepärast, et hiiri ei oleks. Et kõige parem hiirte tõrje ongi tegelikult kass. Mis on, Lantsa? Mis sa mjaud?
aga jah, siuke see värk on siin, et nii see elu käib, nagu elu on. Elu on, nagu elu käib. Ja nii see elu on, nagu elu käib, on ja oli. Nii. Tõi switchingi midagi pärast. Flipime. Nii. Väga armsad loomad või? Aitäh. Ma ütlen neile edasi. Siis nad saavad ka teada, et nad on armsad. Batuudil käid ise ka hüppamas ikka. Ikka käin ise ka hüppamas. Muidugi. See batuudiga oli üldse see, et see on veits liiga suur. Aga nagu mõttetu oli osta väiksemad, sest hinnavahe oli 50 € ainult. Ja siis juba vaatasin, et juba võiks mingi selle suurema võtta. Kuigi seal oli üks veel suurem, mis oli veel hinnavahe 50 €, aga esimest korda sinu TikToki laivis. No tere, Firestick 12. Kuidas sul läheb? Ma ei ole mingi üle aasta teinud TikToki laivi ka, nii et sa ei saanudki olla mu TikToki laivis eriti. Alguses, kui ma alustasin striimimist, kui ma sain juba parema interneti, siis ma tegin alguses TikTokis laivi. Ja siis kolisin YouTube'i üle. Aga jah. Sa oled Henrik, okei, tore teada. Mis siis on, et sa Henrik oled? Kas me peame tegema Henriku peo või? Muide lahe soeng, aitäh. Kus Joosep ja teised on? Ma ei tea, kus on Joosep ja teised. Kus on Joosep ja teised? Ma olen sind juba vaadanud Sisumaa 1-st või? Päriselt või? Kas sa ennem ei olnud näinud minu kraami või? Sisumaa 1-st. See oli ju alles hiljuti, 2 aastat tagasi. Millal tuleb mänguvälja uus series Minecraftis? Ei tulegi. Mänguväli on läinud. Pole. Kui sind huvitavad Minecrafti videod ja sarjad ja nagu story'd, siis mine vaata Managrotsi seeriat. See on väga hea. Väga warrior haircut nagu Skyrimist või kuskilt. Ega see on veits siuke Nordic style mingisugune siuke jah, inspiratsioon. Ma hakkasin ka vaatama Sisumaa 1-st. Päriselt või? Vau. Tundub, et Sisumaa 1-s oli ikka tuli inimesi, kes nägid. Kas varem te siis ei olnud minust kuulnud või? Kuidas on? Sest see on nagu väga huvitav statistika tegelikult, et kust inimesed mind on leidnud ja mis neile nagu on meeldinud, mida ma tootnud olen. Tšau Joosep, kuidas läheb, mida teen? Praegu istun. Mul oli periood, kus läks väga halvasti just. Aga nüüd tundub, et see periood vaikselt hakkab läbi saama, et nii hull ei ole enam. Enam nii hull ei ole kahjuks. Või õnneks. Jou. Ai, mida ma tegin? Yes, Psyode streamib. Tšau, tüüpiline. Kui sa pole mängu välja näinud, siis sa ei tea, kes on Fried. Fred? Kes on Fred? Siis tore ju. Jah, on küll tore, kui elu ei ole nagu õudne. See on suht jube, kui elu on õudne. Kui kõik asjad lähevad järjest katki nagu kõik savingud lähevad asjade parandamisele. Mingid asjad lihtsalt nagu müstiliselt lihtsalt lagunevad ära järjest. Raha lihtsalt läheb niimoodi ära. Täitsa crazy. Nagu pidevalt peab mingi jamaga tegelema ja sa ei tea, kes on Fred? Ei, ma ei tea, kes on Fred. Fred Kraht. Fänn. Rip Reede või? Rip Reede, jah. Teist hooaega, see oli piikelu või? Ja ma näen jah, et inimestele väga meeldis teine hooaeg. Kuigi minu meelest Seikluse varjul oli parem. Nagu story poolest ja nii edasi. Aga I guess see teise hooaja vibe ja see nagu läks inimestele väga peale. Tšau, Adrian Gulstõht.
teine hooaeg oli bänger, jah. No jah, tore. Mõtlesid reedet hoopis. Ja reede, jah. Tere Egert. Jutud Joosepiga videod on väga head, kahjuks, et nendel YouTube'is nii hästi ei lähe mõnikord. Ja ma ei tea, mu YouTube'i vaatamised on kuidagi kokku kuivanud täiega, et ma ei tea, miks. Aga täna tuli just välja Roosa banaanikesega Aariaga episood. Minu meelest oli väga äge episood, väga huvitav on rääkida inimestega. Ja just nagu inimestega, kes teevad veidraid asju, huvitavaid asju, et on nagu ta nagu ei ole otseselt sisulooja, aga ta nagu teeb YouTube'i sisu, et see on väga veider. Nii et ma soovitan minna vaatama. Minge kindlasti vaadake seda või kuulake seda podcasti. See oli väga hea. Kui teil on teised osad vahele jäänud, vaadake seda ka. Seikluse varjul oli parim. Ma vaatan juba 3. korda, olen 46. osa juures, see oli piik. Oi, thanks sulle. Minu meelest oli ka Seikluse varjul piik. Ja see oli ikka väga hea. Õiged OG-d on vaadanud siin 12+ aastat. Kas CS2 mängid? Nagu igapäevaselt ei mängi. Nagu selles mõttes, et kui ma kunagi streamis peaks mängima, siis seda ma võin teha küll. Aga ma ei mängi igapäevaselt CS-i. Üksik saar oli ka low-key suht hea. See oli suht lühike ja me ei viitsinud seda edasi teha, siis tuligi Seikluse varjul otsa ja siis tuli ikka story, vaata, et jah. Tšau, Otto. Nii. Peaks kõik mänguvälja Minecrafti videod uuesti läbi vaatama. Mine vaata. Hea aeg. Kõik OG inimesed üritasid seda ehitada, ma mäletan. Seda maja ehitada. Tüüpiline. Valesi, oota. Oota, me ei kuulegi sind, aga kuidas sa siia said? Kas ma klikkisin oota, valesi. Vale asi või? Vau! Ma vihkan seda asja, et siin nagu mingi üritad chati scrollida ja siis juhtub hoopis midagi muud. Miks ma tegin uue YouTube'i accounti, miks mitte ei tee ikka video mänguvälja kontol? Siis mänguvälja konto oli minu ja Oliveri teema. Mida ta teeb nüüd? Tap again to exit. Okei. Oli nagu meie kahe teema, aga see on ikka ainult minu teema. Jou, S1K, SU1K. Mis Oliverist sai, millega ta tegeleb? See Oliver, tal on ka oma kanal. Kas teil ka läägab neid veidi see pilt või? Ma ei tea, miks. Ma ei tea. Väga veider. Oliver striimis aeg-ajalt siin Grimli kanalil. Aga minu meelest ei ole tükk aega striiminud. Elab oma elu ja mis ta ikka teeb? Pekkis oli piinlik. No eks piinlik asju ikka on. Muide, ma olen mitmendat korda ehitanud sinu maja Seikluse varjul või? Nice. Luik tegemispakk. Sa Frekraht fänn või? Okei. Mänguväli on parim. Ma vennaga vaatasime. Mänguväli on parim. Ma vennaga vaatasime su videod kõik läbi, need Minecrafti maja ehitamine. Nice. Tore, et vaatasid. Tore, et meeldis. Tore, et vaatasid ja veel toredam, et meeldis. Ma tahaks nagu teada, miks see nagu läägab nüüd pilt. Oota, kui ma vahetan kaamerat, kas see läägab samamoodi edasi? Tundub küll. Nii. Ka veider, oota. Okei, kas ta jätkab nüüd või? Ta ei näita üldse mulle midagi. Kas sa viitsiksid publishida vanade mänguvälja osade Worldid, teha nendest näiteks copy'd? Mul ei ole neid kõiki alles. Ja need, mis on alles, need on vist publish itud juba kuskil. Et need on kuskil kätte saadavad. Ma ei tea, kas minu Discordis või kuskil mujal. Aga mul ei ole neid kõige vanemaid alles enam, nii et jah.
kui mänguväli saab 15-aastaselt, kas siis tuleb viimane Minecraft series? Ei tule. Ma räägin, mänguväljale ei tule enam mitte midagi. Mitte midagi. Mänguväljaga on kõik. Mis on sinu arust parimad Eesti linnad? Viljandi on väga hea. Kas Otepää on linn või? Otepää on rohkem koht. Kas see läheb linna alla? Siis ma ütleks Otepää. Tartu meeldib mulle. Ma ei tea. Rohkem ei olegi häid Eesti linnu. That's it. Kõik. Tere, Henri Maan. Kuidas sul läheb? Pole mul näinud. Muide, Sam on siin. Teeb Sammi asju. Sammitab ringi siin. Huvitav, ma olen nii võhik selles TikToki livestreamis, et jube lihtsalt on jube. Oota, siin saab mingeid efekte panna või? Saabki, enhance'ida efektid, muusika või? What? Elektroonik. Mida see teeb? What? Lihtsalt saabki muusikat panna taustada. Oh, jazz. Paneme jazzi. Jou. No nii. See küll väga jazzi. See on rohkem siuke... See on ikka fast jazz. Mis see gentle on? Aha, see on spa muusika. Mis fresh on huvitav? Okei, see on suhteliselt. Aitab. Ei ole meil mussi vaja siia. Tšau, keegi, Mairon. Me mu vennaga väiksena armastasime sinu ja Oliveri Q&A-sid, need olid alati meie jaoks täiega naljakad. No see point oligi, et minu idee oli alati see, et loll küsimus väärib lolli vastust. Ja sellest tuligi see küsimused ja vastused. Kuigi me nagu vastasime seal ka nagu päris küsimustele, siis nagu idee oli ikkagi selles, et nagu võimalikult tobedat vastata tobedale küsimusele. No oota, Managotsi videod järjest praegu osa 17. No vau, sul on veel palju vaadata siis. See Managots on kestnud juba mitu aastat, et seal ikka seda kraami tuleb. Mänguväli oli mu lapsepõlv, bro, ma armastan teid. Kuule, thanks. Väga tore, et see su lapsepõlv oli. Nagu ma ise ei kujuta seda ette, et nagu minu tehtud sarjad ja videod on nagu kedagi nii palju mõjutanud, aga see on nagu tore kuulda, et see on inimestele nagu südamesse läinud. Sest minu lapsepõlv oli World of Warcraft ja veel, kui ma noorem olin, siis oli mingisugune, ma ei tea, mida ma vaatasin, kas oli mingi multikas või sari või ei olnudki nagu väga. Ma mäletan, et kui ma 5, siis ma vaatasin Muumisid väga hea meelega. See oli crazy, kui seal see ure tuli, siis oli ikka jõhker värk. Ma olen kõiki osasid 3 korda näinud, nüüd käib 4. kord. Mingi repiidi pead playlistid või? Mis sinu lemmikvideo, mis sa teinud? Oo, hea küsimus. Ma ei tea, ma ei oska ühte lemmikut öelda. Aga minu lemmikprojekt oli Keldrilohed. Minu meelest see, kuidas ma lõpuks suutsin kõik selle asja tööle panna, et me üldse saaks seda streamida ja salvestada, oli jõhker achievement tegelikult. Ja siis, kui me selle nagu tööle ka saime ja inimesed vaatasid ka, nagu see oli next level. Aga no ütleks ka, et tegelikult see oli mu lemmik asi, mida teha. Aga videote puhul ma arvan, et kõik need siuksed spetsialimad videod, mis olid rohkem siukesed story'd, nagu näiteks meil oli see Minecrafti uus map tuli mänguvälja ajal ja siis me tegime lühistory, kuidas vana maailm õhku lendas ja nii edasi, et siukseid nagu lühifilme luua. Ja Linnuse esimene episood,
see oli ka, sinna ma panin hästi palju effortit sisse, et see oli ka üks mu lemmikutest. Muide, kunagi me tegime ju selle VR headsetiga seda, mis selle mängu nimi oli, kus sa pidi mingi viskama asju ja nii edasi, et see oli ka päris hea video. Kain Waar on katki. Mis su ajal viga on, et sa pead seda üle elama? Et rohkem infot on vaja, muidu ma ei oska öelda sulle midagi. Kuule Sam, mis sa tõmbled siin? Tahad kaameras olla või? Sul on see probleem, et sa ei saa piisavalt palju eetriaega või? No olgu siis, said eetriaega. Oled nüüd rahul või? Võtame eetriaega. Ei, ära roni mulle peale. Peale ronimine on keelatud kohtulikult. Nii. Joosep ausalt öeldes, okei, seda sa ütlesid. Joosep, tehke üks video terve mänguväljaga jälle. Ei saa teha, vaata. Et võib-olla Oliveriga ma saaks mingi video veel teha, kui ma mingi sõidan tema juurde, seon ta kinni ja siis hakkan filmima teda, aga mul ei ole aimugi, kus Joel on näiteks. Ja Joel on öelnud ka, et ta ei taha oma nägu enam internetti panna, nii et jah. Niimoodi see asi on. Ma tahaks ka teada, ma nii palju võin öelda, et ta läks maailma rändama peale ülikooli. Ta läks nagu tööle ja siis rändama. Ja minu meelest ta siin vahepeal oli Eestis tagasi, aga ma ei ole päris kindel. Ma ei ole nagu Joeli näost näkku näinud, ma ei tea, mingi 7 aastat või rohkemgi veel, ma ei tea. Kas sa Sea of Thieves veel mängid või enam mitte? Mul ei ole plaanis. Mul ei ole plaanis Sea of Thievesi mängida absoluutselt. Samas kui nagu mingi kamp tuleb kokku, mingi Oliver ja Ants ja võib-olla keegi veel on ju, siis võib-olla võib proovida. Mis Keebi Kuido päris nimi on? Keebi Kuidot mängis Enno. Ents. Tema mängis Keebi Kuidot. Jou, mis su nimi on? Tresor Pro. Mõtle, kui oleks Tresor Noob. See oleks palju kehvem olnud. Tresor Pro on ikka prof vend, vaata. Aga Noobiga sellega ei ole midagi teha. Vähemalt on pro. Kus ma üldse seda näen, palju inimesi vaatab? Siin üleval nurgas. 31 või? Nii vähe. Miks nii vähe inimesi vaatab? Võiks ikka rohkem olla ju. 31 või? Kas see näitab ka midagi või? Kui ma siia klikin. View rankings. Okei. Nice. Aga laske oma küsimustel tulla, kui teil on veel küsimusi. Kui ei ole, siis vaadake Sammi. Siis võib-olla tulevad mingid küsimused. Oleks aasta 2018, oleks sadu ikka ma pakun. Võib-olla tõesti, jah. Millal naise majja tood? Mul on naine, ma olen abielus. Ehk siis minevikus. Mis Oliverist sai? Sa ei taha teada. Ta enam ei ole mänguväljas. Ta elab kodus. Ta elab oma kodus. See saigi temast. Leib ei saanud. Tšau Liisu. Näete, Tresor ongi pro. Vaat sulle. Kus sa said idee alustada mänguvälja kanali? No me tahtsime, vot see on see, et me TeamSpeak'is olime koos Oliveriga ja me mängisime igasuguseid mänge koos, meil oli väike kamp, kellega me mängisime kogu aeg koos asju. Ja siis oligi, et tahaks nagu midagi teha. Oliver alguses rääkis, et mingi podcasti asi, aga kuna mind huvitasid videod rohkem, siis ma olingi, et teeme nagu saate moodi asja. Sest Eestis ei olnud ühtegi mingit mängude, siiamaani tegelikult ei ole ühtegi mingit mängude saadet või sihukest asja. Ja siis mõtlesime, et okei, teeme ise siis. Ja siis hakkasimegi tegema. Ja sellepärast oligi siis mänguväli. Kui sa vaatad esimesi videoid, siis me tegime nagu saate formaadis ja oligi nagu saade. Kus olid uudised ja mingi mängu ülevaade ja siuksed asjad.
järglased on ka juba tulnud. Nii et kõik on olemas. Sa ei pea muretsema, mis su nimi üldse on, see font on nii raske lugeda. Mis asi see on? Ma ei tea, mis su nimi on. Ma ei tea. Ma ainult näen sirpi ja vasarat, aga ma muud ei näe. Mingi kommunist on, noh. Veits maha jäänud, jah. Vitu fuck on nimi või? Mida asja, miks see siuke nimi on? Mõtle, kõnnid kuskil tänaval ja siis keegi kaarib sulle vitu fucka. Nagu veidri. Mängu ülevaated ei taha enam teha, need tooksid palju rahvast kokku. Ei, esiteks neid ei tooks raha kokku või rahvast kokku. Ja teiseks, see on päris suur ajakulu ja effort teha videoid. Siis sa pead, esiteks sa pead mängu otsast lõpuni mängima. Kõigepealt sa pead selle mängu saama, on ju. See on juba nagu rahaline kulu. Siis sa pead selle lõpuni mängima. Siis sa pead mõtlema, miks see hea või halb on. Korralikud argumendid panema. Ja siis peale seda sa pead veel skripti kirjutama, salvestama, editima, kõik thumbnailid asjad panema ja siis uploadima. Et see on nagu väga suur pikk protsess, et teha ülevaateid. Või Rantsa tuli ka siia. Et sellepärast. TikTokis ongi inimestel imelikud nimed. Okei, Narkoment 2. Kui sa nii arvad, said tagasi tulla. Kiisu. Kiisu, jah. 2 kiisut. Mida sa GTA 5 mängid? Ma ei tea. Mul ei ole nagu suurt plaani seda mängida. Ma arvan, et kui ma mingi GTA-d nagu tulevikus teen, siis mul on tegelikult San Andreas jäi pooleli. Ma jõudsin sinna teise linna, San Fierrosse vist. Ja seal ma natuke mässasin ringi veel. Aga San Andreas jah on kuidagi siuke, noh, ma olen natuke kurb, et ma ei mänginud seda siis, kui ma olin mingi, ma ei tea, 14-15. Et siis see San Andreas oleks võib-olla rohkem peale läinud. Aga ma ei teadnud, et seal San Andreases on nii palju erinevaid kohti, et see Los Santose see gangsta värk nagu peale ei läinud, kus alguses oled. Ja siis ma kandsin selle mängu nagu maha. Eriti kui sa oled just enne Vice City't mänginud, mis on lihtsalt nagu visuaalselt stunning. Et Vice City võib-olla ma võtan mingi streamis ette, kui inimesi huvitab, aga viite mul ei ole nagu väga huvi mängida. Mis tööd ma teen? Ma lõikan videoid. GTA 6 tuleb nüüd sügisel, kavatsed seda ka mängida. Kui ta PC peale lõpuks välja tuleb, siis kavatsen, jah. Issand, kui nunnud kassid või? Need kassid on väga nunnud. Vaata, kui nunnukesed nad on. Nad on nii nunnud. Ära kinnista mind! Enam ei ole nunnud. Enam mu profiili vaata. Okei, Ronaldo, ma ei vaata su profiili. Juuksed lähevad halliks juba. Jep, mul on ikka päris mitu halli karva. Tere nähtamatu. Kas sa viid mu TikToki followda? Ei. GTA 6 mängin siis, kui tuleb PC peale. Mängisin omal ajal PlayStation 2 peal Vice City't ja Vice City on kõige parem GTA siiamaani. Ja see ongi mul ootus, vaata. Et kuna GTA 6 toimub samas kohas, noh, see ei ole sama ajastu samas. Aga kuna ta toimub samas kohas, äkki see on sama vibe. Või noh, sarnane vibe või noh, siuke, mis mulle meeldiks. Sest viimase GTA-d, nagu see vibe on off. Sest minu lemmikmäng oli Vice City. Ja ma mängisin seda online'is ka ja ma tegin nagu oma gängi sinna klanni. See oli Vice City Gangster, see oli selle nimi. Ma tegin veebilehe sellele ja meil oli mingi 10 eestlast, kes me koos mängisime siis. Siis peab oma hinge uue arvuti vastu vahetama. No ma ei tea, äkki napilt peab välja. Mul on vaja RAM-i juurde osta vist, mul on vist 16 praegu. Aga võib-olla veab välja. San Andreases on tõesti rohkem tegevusi kui mujal. Ja sellepärast mulle San Andreas meeldibki, et ta on rohkem RPG elemente, et sa saad oma tegelast arendada ja nii. Aga vibe ei ole nii hea. Tšauki Ats. Oi, selge raatu ka siin või? Tšau. Kas mul on PlayStation 5? Ei ole.
ma pole elu sees ühtegi teist GTA-d mänginud kui GTA 5. Nojah, alati on. Mis su lemmikmäng, millest oled sarja teinud peale Minecrafti? Hea küsimus. Sarja teinud. Skyrim võib-olla. Võib-olla Skyrim. Ja Skyrimit on mul mõte nüüd tulevikus striimida. Teha uus nii-öelda mäng, striimida seda. Sest see Skyrim on ikka siuke mäng, et no ma ei ole mingi ligi 10 aastat mänginud ka seda nüüd. Et aeg uuesti kogeda seda Skyrimit, et mulle väga meeldis see seiklus. Jah, selgratud, tšau sullegi. Tšau. Hiljuti mängisin San Andreast, see nagu ikka täitsa nostalgia. Ja San Andreas on nagu hea mäng küll. Opeki. Skyrimi sari oli mu venna lemmik. Väga hea, väga hea. Skyrim on nagu... Vot Skyrimiga on jah, et see on nagu pure RPG selles mõttes, et käid ringi, seikled ringi, sa kunagi ei tea, mis ette tuleb. Kusjuures Elder Scrolls Online tegelikult üllatas mind, et seal on ka niimoodi, et kõnnid lihtsalt tänavad ringi ja siis mingisugune vend tuleb, nügib sind ja siis järsku avab questi sellega ja siis seikled ringi, et see oli ka päris lahe. Kuidas mul edeneb? No nüüd juba edeneb suht okeelt. Mul alles oli mingi keeruline aeg, kus kõik asjad läksid ennast katki, aga no nüüd on juba palju parem. Kuidas sul endal läheb? Mis elu elad? Kas sa oled endale selgroo kasvatanud? Naljakas, et GTA 6 tuleb see aasta välja ja PlayStation 5 hinnad kohe laes. No muidugi, kõik tahavad selle mängu pärast. Ma isegi mõtlesin korraks, et ei tea, kas ostaks GTA 6 jaoks nagu PlayStation 5. Ja siis ma mõtlesin, et aga siis ma pean kontrolleriga sihtima seal mängus ja siis ma olin nagu no thanks, kontrolleriga sihtimine, see jääb ära. Alex Paleks, sul oli hea päev või? Kuule, see on ju fantastiline, kui sul oli hea päev. Ootate Sisumaa 3 ka, Joosep ja selge. Mina pigem nagu ootan või noh, tore oleks, kui see tuleks. Kui see jääb ära. Ma ei tea, kuidas teile Sisumaa 2 nagu meeldis, et teine hooaeg. Et ma mäletan, ma lõpus pidin ära kaduma millegi pärast. Ma ei mäleta, mis see oli. Aga ma ei saanud nagu lõpus osa võtta enam. Ja ma ei olnud väga stories sees ka selle pärast. Aga ma ei teagi, kuidas see asi lahenes. Ma ei ole järgi vaadanud, et kuidas Sisumaa 2 lõppes. Sa elad maal nüüd või? Nice. Oled pigem selgroo kasvatanud. Okei, väga hea. Nojah, siis on ju päris äge. Maal on minu meelest parem elada kui kuskil linnas, aga noh. Kuidas kellelegi on ju. Ei pea minu meelest toetab GT6 PlayStation 5 versioon klaviatuuri hiirt ka või? Tõsi või? Aeg on PlayStation osta või? Nalja teed. See on liiga kallis praegu. Ei saa osta endale PlayStationit. Mul ei ole sentigi raha. Sa hakkad jälle TikToki striimima. Tead, regulaarselt võib-olla mitte. Aga võib-olla siukseid aiastriime või teeks pigem TikTokis või ma ei teagi. Mis Oliveril teaksid? Ma ei tea. Ma arvan, et ta elab kodus oma elu. Ma millalgi mängisin GTA San Andreas, see oli nii äge. San Andreas on tõesti äge. Tšau, hakkasid... kuidas sinu päev oli, Joosep? Päris hea oli. Ei saa üldse kurta. Tänane päev on edukas olnud. Video läks välja. Siis seesamune jutud Joosepiga. Minge vaadake podcasti osa. Roosa Banaanike, kes teeb siis Laserteki neid samuseid videoid YouTube'is. Ülihea jutuajamine oli. Neid soovitan vaadata. Väga chill. Maal on parem. Mul maal pannakse puid langetama. Langetad siis mõned puud, mis seal ikka. Siis Soome ehitaks ise raha. Mis ma siis siin Eestis teen, siis ma juba kolin Soome täitsa ära ju. Pleista mingi 5 või 6 korda rohkem. Pleista mingi 5 või 6 korda rohkem kui GTA 6. Sa mõtled nagu hinda või? Et kui GTA 6 on 100 eurot ja PlayStation on siis 5-6 korda ehk siis 600. 600 ei olegi nii kallis. 600 eest võib-olla võiks isegi PlayStation 5 osta.
no nii palju, kui mina kuulnud olen, siis pole ma oodatud Sisumaa. Mis asja? Miks sa Sisumaa 3 oodatud ei ole? Mis toimub? Mingi draama jälle või? Rääkige mulle draamat. Spill the tea. Neid draamasid on viimasel ajal siin sisuloojate vahel nii palju, et ma ei jõua järgi pidada. Mis juhtus mänguväljaga? Aeg sai otsa. Elu tuli peale, aeg sai otsa, see juhtuski. Pikk jutt, sitt jutt, jah. Räägi ikka, ei varasta meilt soomlastelt tööd, meil niigi vähe neid kohti, okei. Puitu on juba piisavalt, rohkem pole vaja. 700 kuni 900, niimoodi, nii palju raha mul küll ei ole. Joosep, mine Sergrootuga konese, siis kuuleme. Ma ei oska siin TikTokis kõnesse minna. Aga ma pean ta vist kutsuma nagu hostima. Aga no kui ta tahab, eks ta annab ise teada, ma võin temaga rääkida küll siin. Nojah, siuke elu. Oota, millest me rääkisime siin? PlayStationi hindadest, jah. No kui ta oleks mingi 5 sotti, 6 sotti seal vahemikus, siis oleks isegi mõeldav võib-olla. Aga no mingi ligi tonn PlayStationi eest välja käia, kui on seal ainult üks mäng, mida ma mängida tahan, siis nagu no thanks. Mul ikkagi on arvuti, millega ma mängin. Vähe kasutatud saab alla 500 kätte või? Vau. Okei. Aga nagu PlayStation 5-l, nagu mis mängud seal on, mida arvuti peal ei saa mängida, mida ma tahaks mängida? Ei ole ju. Ei ole ju midagi seal. Ma katsun nagu meelde tuletada mingid Last of Us'id võib-olla. Aga noh, need story mängud, ma tean seda story't, seega väga ei tõmba mängima. Oota. Oi, Steven on ka siin või? Ma tean palju vaatamisi need ei saanud, aga väga nautisin WoW ja Warcraft 3. Tead, ma mängin Warcraft 3 siiamaani, kui mul on natuke aega. Väga harjumatu soeng sul, aga hea näeb välja, thanks. Aiatuur, ma juba tegin, aga kui te väga soovite, ma lähen teen veel ühe. Natuke istun siin ja siis võin minna. Arvuti kõige parem seade, mida mängimiseks kasutada. No jaa, aga kui mängud ei tule selle peale välja, mida sa teed? Mis teed ei kasuta siis ju? Siis ei saa kasutada. Et ma pean mingi aasta aega ootama. 500, alla 500-ga said uuena. Päris nice. Selge tõttu. Endi PlayStation 5 GTA jaoks. Võib olla jah, kui keegi rendib PlayStation. Ma ei tea, kui kasulik see oleks, et ma mingi rendin mingi 5 kuuks endale PlayStationi. See isegi oleks mõte, sest reaalselt mul ei ole ühtegi teist mängu, nagu mida ma tahaks mängida seal. See on siuke Lasnamäe, mis asi, Slavi songs, aga muidu täis. Okei. No, aga Vladislav peab ka olema ju. Vladislav. Baby, don't hurt me, no. Baby. Gran Turismo 7 racing mäng. Ma racing mänge absoluutselt ei mängi. Kuidas läinud on? No nüüd läheb juba täitsa okeilt. Ennem seda ei olnud väga okei. Mul oli just periood, mis sakkis täiega, aga nüüd asjad juba hakkavad jonksu minema, nii et pole hullu. Pole kunagi nii palju Joosepi laupa näinud, kui palju seda on näha. Näed, liigub ka. Niimoodi. Kõik lauba näed ära. Vaata mu 3. silma. Mis on su lemmikkoht, kuhu sa oled reisinud? Kodu. Ma ei ole väga reisija inimene. Või noh, mõnesse kohta nagu tahaks minna võib-olla veel. Aga ma ei ole nagu see inimene, kes tahab mingi hullult käia kuskil. Ma olen see inimene, kes nagu ehitab kodu selleks, et mitte kunagi siit ära minna. See ongi point. Kas aiatuuri saaks vasti saab? Proovi rääkida vene aktsendiga umbes selline 9 minut.
no päris mitu head mängu tulnud või tulemas. Uus James Bond mäng, Blood of Dan Walker ja GTA 6. Kas 6 oli 6 või? Ma ei mäletagi. 500 euro PlayStation 5 Slim tutikas peas praegu vaatasin. No väga hea Martin, no võib-olla siis on nagu ei ole nii hull see hind, noh. No mis mänge mängid tänapäeviti? No kui ma rahulikult mängin nagu omaette, ma mängin Warcraft 3, mulle väga meeldib. Ma just mängisin GTA San Andreas, streamisin natukene, siis mängisin ise ka natukene, no tšut-tšut mängisin, no. Ja väga hea oli, ja. Ja siis no peale seda, no siis mida ma veel mängisin, ma proovisin mängida Baldur's Gate 3, Baldur's Gate 3, mängisin ja no siis ma sai surma seal, siis ma ei viitsinud rohkem, no ja no niikuinii nüüd tuleb väike paus kõigest, no mingi, no nädal aega, siis ei hakka uut mängu ette võtma ka. Ja põhjus mitte reisimiseks, jah. Normaalne maamees ongi. PlayStation 5 Pro on see kallim valim, aga tavalisega saab ka. Nojah. Nüüd India aktsendi peale üle või? India aktsent või? Ma ei oska Eesti India aktsenti teha. Milline see üldse oleks mingi... No muidu on ju see Bobs and Wagana on ju, aga kuidas see eesti keeles seda teeb? Ma ei ole ühtegi indialast vist kuulnud eesti keelt. Ei, see ei ole ka tõsi. Võib-olla olen. Aga ma ei ole vist kuulnud, jah. Vähemalt mitte nii palju, et ma suudaks järgi teha. Soome aktsent või? Soome aktsent on siuke hästi thick, mis on nagu, sa pead natuke nagu purjus olema ja samas nagu kõike rõhutama, siis sa räägid soome keeles. Aga ei, ma ei tea, ma vist ei oska. Saaremaa aktsent on lihtsalt mögis, möga. Mine batuudile, mis ma teen seal? Mis ma teen batuudil? Hüppan või? Davai, Mars poodi laua viin ligi ja räägidki soome keelt. Ei no, umbes nii see käib. Hüppad jah. Saltot, jah, ma ei oska enam saltosid teha. Ma olen vist ühe korra elus batuudi peal salto ära teinud. Ja peale seda ma ei ole proovinud. Kas mul koduloomi on või? Sa mõtled selliseid või? Selliseid koduloomi? Või sa mõtled teistsuguseid? Milliseid koduloomi sa mõtled? Siin on üks. Kuhu Sam läks? Ma ei tea. Sam tõmbas uttu lihtsalt. Tal sai küllalt. Ta ei ole väga siuke sisulooja tüüp vist. Teistsuguseid näiteks hobuseid. On küll. Või on hobused jänesed. Vasti viskame pilgu peale neile uuesti. Ma kardan, et vajun läbi, kui ma hüppama peaks minema. No ma ei tea, see sammune siin on suht tugev. Ma ise olen hüpanud seal ikka täiega. Sam loksub keset ookeani omaga nuus. Tõsi. Nii ta on. Ma loodan, et ta tegelikult ookeanile ei läinud. Kassidele ei meeldi eriti vesi. Aga jah, niimoodi see elu on. Kas sa seda uut soomlaste mängu Road to Vostok oled mänginud? Pidi hea olema. Ei. Ma teate, ma ei ole üldse eriti nagu mingeid uuemaid mänge mänginud. Et mul ei ole nagu aega väga palju lihtsalt mängida midagi. Ja ausalt öeldes mul ei ole väga huvi ka enamus mängude vastu enam. Et ongi mingid teatud mängud, mis mulle meeldivad. Ja tänapäeval on nagu see asi ka, et väga tihti nagu need mängud, mis mind huvitavad, vajavad nagu mingi gruppi, kellega mängida. Aga kuna me kõik oleme nüüd vanad mehed, siis seda aega, et koos mängida nagu väga ei ole enam. Nii et siuke see elu on, jah. Aitäh rooside eest. Mis asi pöörisihai, jah? Need nimed on ikka geniaalsed siin vahepeal. Pöörisihai. Vana mehed, jah. Vanad. Vaata, mitu halli karva mul on.
mul on rohkem kui üks hall karv. Nii et jah, eks see elu saab varsti läbi. On juba elatud ka ja nii see elu läheb siin. Ta annab börsiinfi. Mul ei ole börsiinfi vaja. Ma üldiselt topin indeksfondi, kui ma panen midagi, sest siis saab ära unustada, et see on seal. Vaju mulla sisse nagu känd. Oi. Ära hakka selgroot, ei ole midagi nii hull. Miks sa siin ronid, Rantša? Ei roni peale. Peale ei tohi ronida. Kõrval võid olla. Kiisu. See on kiisu. Raskekaalu meister, kuule selgrootu, ära hakka ajama siin midagi, ei ole sa mingi nii raskekaalu meister. Ei ole. Vaene Kiisu tahtis oppa ja ma ei luba tõesti, sest ta hakkab küünistama mind ja siis on halb, kui ta ära harjub sellega, et ta võib teha. Nagu meie kassid on õuekassid, et nad elavad õues, neile meeldib õues ja nad on veits metsikud selle pärast. Nagu seal podcastis, et soovid järgmiseks sünnipäevaks surma saada või? Ei, ma seda küll ei soovi tegelikult. Naturaalne, no ikka mõned 10 aastad võiks ikka veel elada. Võiksid ehitusvideosid rohkem teha. Mis mõttes ehitus? Et kuidas ma mingi maja ehitan või? Muide, see on mingi uus asi seal, trepp, mis ma ehitasin. Oota, kuidas ma näitan teile? See trepp, mis viib siis usteni, selle ehitasin ma viimati. Mis oli viimane nagu maja upgrade, mis ma tegin. Sest ei ole jõudnud, nagu finantsi on vähe, pluss aega on vähe, et maja siis remontida. Et jah, aga selle trepi sai tehtud. Siia ma tegelikult tahan tulevikus teha siis seda samust terrassi. Aga võt, läheb aega sellega. Selgroot elab 95 pluss või? Vau. Kas sa oled Viljandimaal, kuidas meeldib rohkem maakas või linnakas? Mina elan Viljandimaal ja mulle meeldib maal rohkem kui linnas, aga ma vist ikkagi olen nagu mentaalselt natuke rohkem linnakas kui maakas. Et ma väga ei sulandu nagu nende tavaliste maakate inimestega, nii et ma ei tea. Väino teeb sul viina eest sellise terrassi, et pole ennem näinudki sellist, kuule toormaterjal on juba nii kallis. Kuidas mulle Viljandimaal meeldib? Väga meeldib. Ma arvan, et me suht nagu pool randomly tekkisime siia, onju. Ja paremat valikut ei oleks saanud olla. Viljandimaa on lihtsalt kõige parem. Või üldse see kant siin. Sest kui sa elad elu seest nagu terve elu Tallinnas, sa ei ole ühtegi küngast ka näinud. Ja kui sa tuled siia, siis sa näed mägesid. See on nagu hoopis teine asi. 67 tahaks küll vähemalt elada, oh my god. Kas see miim nagu kunagi ära ka kaob? See on nii loll miim. Kas Oliveri ja Joeliga ka enam suhtled? Nagu selles mõttes, et mitte eriti, aga nagu vahepeal ikka tuleb ette. Mis hinnaga selle maja said? Kalli hinnaga. Tervist, Raul. Kuidas sul läheb? Mis sinu aktsiad teevad, Raul? Kas sa oled aktsiatiga plussis või miinuses? Detsembris oli Hogwarts Legacy soodustus 60 eurost 6 euro peale. No ja nüüd see on juba vana mäng. Ma natuke ikkagi pettusin selles mängus, et ma lootsin, et seal on rohkem seda nagu maailma või no rohkem nagu ma ei tea, kas teha või ta jäi natuke nagu siukeseks kuivaks minu meelest. Nii et jah, ma ei tea, mis värk on. Aga nagu kõik oli justkui olemas, aga oleks võinud rohkem sisu olla. Pluss nagu Hogwarts Legacy probleem oli see, et see loss ise, seal oleks nagu selle lossiga võinud olla rohkem asju. Et ikkagi tegu oleks Hogwarts Legacy'ga.
nagu salakaid ja värke. Su hääl meenutab alati lapsepõlve. Ma olen lapsepõlve hääl. Peakski oma kanali nimeks panema lapsepõlve hääl. Aga ei, tore, et su lapsepõlv oli minu videoid vaadates, see on äge. Sa oled investeerinud 1500 kuni 2000, okei. No see on päris hea ju. Mis indeksfondidesse või kuhu sa pannud oled? Indeksis on nagu see hea, et no praegu, see võib iga kell muutuda muidugi. Aga et paned raha sisse ja unustad ära ja 10 aasta pärast see on nagu topelt raha sul. Isegi vähem kui 10. Koolis kohe tulles alati mänguväli. Äge. Tore, et nagu, no ma räägin, see on täiega äge, et inimestele on see nagu nii palju korrata näinud. Peaksid uue video tegema, kuidas hommikul saia koos munaga tegid. Tead, võib-olla peaks, jah. Võib-olla peaks. Inimestel on kindlasti palju õppida sellest, kuidas teha saia. Härjal silmad tegid, jah. Oot, mis siin toimub? Kas keldrilohed on maha maetud või on veel võimalust, et midagi tuleb? Nii palju on võimalust, et kui nüüd see kamp tuleb ja ütleb mulle, et jou, meil nüüd on aega, teeme, siis ma olen nõus tegema, aga neil ei olnud nagu 2 aastat nagu aega teha seda, siis nagu ilmselt ei ole tulevikus ka. Kõrbenud munasaia tegin, jah. Kuhu keldrilohed kadusid? No ma räägin, et neil ei olnud aega teha. Nii et siis sinna kadusidki. Kuhu Oliver kadunud on, teda pole üldse näinud. No ta tegi Krimli kanalil, tegi striime, aga ma ei tea, viimasel ajal ta vist väga palju ei ole teinud, jah. Õhtust Jaanes, mis vana mänguvälja kambas sai, suureks kasvasid ja kadusid ära. Igaüks läks oma teed. Palju majas üldpinda on, mitu ruutmeetrit, ma ei tea, alla 200 natuke. Jah, üle 100, alla 200, midagi sihukest. Lisaks ma mäletan kanalit Purksivennad, see oli nostalgia. Mine vaata Joosep teeb asju kanalile, viimane Purksivendade osa on seal. Eelmine suvi tegin. Kas Priiniu on skämm? Ei, Priiniu ei ole skämm. Ma tean, et paljud inimesed on nagu mingi, see on liiga kallis. Aga nagu jah, kui sa ise lähed ja vaatad neid kasutatud juppe kuskil hinnavaatluses ja pane neid kokku, muidugi sa saad odavamalt. Aga nemad teevad see töö sinu eest ära, see ongi nagu vahe. Mis tööd teed praegu? Videoid lõikan. Kas saaksid podcastiks nippe anda? Tahaks loovtööks teha. Vaata, et sul on korralik heli ja rohkem nippe ei olegi. Üks asi, kuidas sa saad valmistuda podcastiks, et nagu millestki rääkida oleks, oleneb ka, mis formaati sa teed, on ju. Kui sul on keegi, keda sa intervjueerid, siis pane küsimused kirja, mis sind huvitavad ja siis lase lihtsalt olla, on ju, et kui ei tule küsimust või mingi jutt läheb mingi muu asja peale. Nagu väldi seda, et küsimus, vastus, et see minu meelest ei ole väga huvitav, vaid pigem küsi open-ended küsimusi, mis siis nagu muutuks jutuks. Et ei ole lihtsalt küsimus-vastus, vaid küsimus ja siis ta hakkab seletama midagi, sul on midagi öelda, tal on midagi öelda, sul on midagi öelda ja sellest tekib diskussioon. Et see on palju huvitavam minu meelest kuulata, kui lihtsalt nagu küsimus ja vastus. Oliveriga ikka suhtlen aeg-ajalt ikka ja igapäevaselt mitte. Selles mõttes, et me keegi ei läinud tülli ega midagi selles mõttes. Et mänguväli lihtsalt meil, koos ei saanud enam teha. Elasime erinevaid elusid ja finantsiliselt see ka nagu ei olnud võimalik teha. Ja siis oligi kõik. Ma saatsin message requesti sulle enda peamiselt kontolt. Armastaks kui annad tagasisidet peale laivi, okei. Kas ehitate gildi server ikka alles või kõik kadunud? Mis mõttes sa mõtled? Ma ei saa aru, mida sa mõtled sellega. Tahan veel mängu välja. Mine vaata, kõik videod on alles. Milline muusika sulle meeldib ja kas metal läheb kava eest? Metaliga on nagu nii ja naa, oleneb metalist, aga
no muidu folkmuusika on hea. Mulle Daft Punk meeldib, mis on hoopis elektrooniline muusika. Mulle meeldivad miksid nagu, mis on nagu erinevatest žanritest kokku miksitud asjad ja siuksed erilisemad asjad veidi. Linkin Park meeldis mulle, see on puhas rock. Et kas Minecrafti serverid alles? Mida sa mõtled? Ükski server, mida ma ei kasuta praegu, ei ole nagu up and running. Ainuke on Managlats. Aga need kaardid, sa saad ju ehitajate gildi praegu alla laadida, kui sa tahad. Kui hea on päriselt Minecraft Dungeons, ma ei tea, ma pole mänginud. Pole mänginud, ei tea. Pole aimugi. Linkin Park, kuidas hindad Emily asendust? No, kehvem on. Kehvem on kui Chester, aga no mis sa teed? Keegi pidi tulema ju. Aga nagu pole paha. Nagu ta võtab välja küll need asjad, aga see ei ole nii võimas. See ei ole nii võimas, kui Chester tegi. Et ma ikkagi kuulan neid vanu lugusid, mis on minu lapsepõlvest. Minu teenage years. See oli ikka hoopis teine asi. See teenage angst, mis Linkin Parki sees on, see on ikka next level. Ma ei jaga enam seda värki. Viimati mängisin Minecrafti 8 aastat tagasi, okei. Uus Tomb Raideri mäng tuleb varsti välja. Okei, tore teada, ma ei teadnudki seda. Nõus, ei ole päris sama, aga Nothingness Machine on ka päris hea siiski. Jap. Aga selles mõttes, et ma niimoodi muusikat lihtsalt kuulan, seda ei juhtu väga palju tänapäeval. Kõiki mänguvälja osasid 2 korda vaatanud või? Väga äge. Väga tore, et sulle meeldib. Ja mis seal ikka? Teeme väikse tiidu või? Vaatame ponid üle ühe korra veel ja võib-olla jääme ellu ka. Võib-olla jää. Bring back XXL. Miks ma seda peaks tagasi tooma? Saime ju saadet ära. Rancho, mis sa jooksed siin? Rancho. Jah. Nüüd lähme jalutame, Rancho. Nii see elu on. Ma ikka vaatan mänguvälja jooksvalt või? Väga äge. Ma mäletan, kui vaatasin algklassides mänguvälja Minecraft videoid ja nüüd sain just gümnaasiumisse või? Congrats nagu. Vana Kiisu on, ma ei tea, mingi 3 vist või? Äkki on 3-aastane? Vist on 3-aastane. Make sense, et oleks 3-aastane. No nii, oleme jõudnud ponide juurde. Flip kameera. No nii, flipisime kameera ära. Vaatame, mis nad teevad seal. Jou. Mis teete? Hängite või? Kes keebi, kui ta voice actor oli? Enno oli. Vaata, siit nad tulevad. Lambo ja Kingston. Tšau, Kingston. Tšau, Lambo. No, mis te vahepeal teinud olete? Loodavad, et nad saab midagi head mult, aga mul ei ole midagi head anda neile praegu. No nii, Lambo. Nemad on siis meil poisid. Kas nendega ratsutame, nende kahega otseselt praegu ei ratsuta, nad on liiga noored selleks veel. Vaadake Kingstoni seda lakka. Valge ja must korraga. See on nagu nii badass. Tervitan neid minu poolt. Okei, poiss Kris saadab tervitusi. Witcheri lakk, jah. Kus reede on? Reedet ei ole. Aga sinna tängivad.
võime korra minna jäneseid ka vaatama. Ja siis äkki vaatame teisi ponisid ka veel ühe korra. Why not? Ma arvan, et siin rahvas on vahetunud vahepeal, nii et võib ju pilgu peale visata, et mis seal toimub. No Rantso on ka siin. Rantso on ka siin. Pead endale põssa sealt oma nimeks lehed ja panema. Tead, praegu ei ole plaanis põssat võtta endale, aga eks ei ole ahvatlev tõesti. Eks ta ole siuke ahvatlev asi, mida teha. Siis mängime midagi koos. Okei, siis mängime kivipaberkäärid. Kivipaberkäärid, 1, 2, 3. Te peaks kivi panema alati. Sest tavaliselt paberit ei pane keegi ja kui vastane paneb kivi, saad safe ja kui vastane paneb käärid, siis saad võitnud. Peekonit ei taha hommikuks. Ma ei tea, siga on nagu raske tappa. Aga jäneseliha ei ole nii raske. Nii et, tšau jänkud. Mis teete siin? Siin nad on siis. Jäneselised. Mitu jänest. Tahate mudu või? Nii, näksi mudu. Näksige mudu. Siin on veel mudu, mida näksida. Näksige veel mudu. Näksige maksimaalselt seda mudu. Neid jänkusid ei söö või? Siis on vasti terve maailm neid jänkusid täis. Nii palju, jah? Ja me peame mõtlema juba puudi suurendamisele, nii et jah, see hakkab neile juba väikseks jääma. Et tegelikult jaa, neid on juba jõhkralt palju tekkinud. Ja siin nad näksivad mudu. Kas force feeding on okei loomadel? Kes see force feedib loomi? Ma arvan, et see ei ole väga okei. Mennad on suhteliselt naturaalsed siin. Et neil on päris palju ruumi siin hängida. Need ei ole mingid väiksed puudijänesed. Saavad õues olla, saavad selle katuse all olla. Neil on udud ka olemas. Et nende elu on suhteliselt hea. Omnivaga saatan jänest või? Ma ei tea, Omnivaga vist ei saa väga saata. Force'in neid, nad ei pea sööma, aga nad tahavad süüa. Näed, kas ma force feedin teid? Kas see on force feedimine? Paistab, et ma pean teid näljutama, sest muidu öeldakse, et ma force feedin teid. Teie enam süüa ei saa siis, jah? Niimoodi, jah? Nojah. Kas jänkudel on nimed ka? Juhan, Muhan, Kuhan, Luhan, Kalle, Juku, Muku, Suku, Tuduku ja Bilbo, Balbo, Tormbi, Tumbi ja Kumbi. Ja Jimbi, Bimbi, Mimbi ka. Mudu saab pakiga saata, jah. Miks tal punased silmad on? Ta on seestunud, jah. See on õigus. Väga armsad valenimed. Kes ütles, et need valenimed on? Aga siuksed jänkud siis. Tšau jänkud. Nii nad tahavad veel mudu. Aga siis öeldakse, et ma force feedin teid, kuulge. Ma pean ikka näljutama teid rohkem. Vale päris nimed, jah, vot nii. Nojah, siukesed jänkud. Nüüd jälle vaatame korra teised panika üle veel või? Mis te arvate? Ühesõnaga siin nad hängivad.
Nii, nüüd on aeg liikuda teisele poole maailma. Hakkasin 3 korda mängu välja vaatama. 3 korda, nagu 3 tükki korraga või kuidas? Millised viljapuud on? Õunapuud. Siin taga on hästi palju õunapuid tegelikult. Kreegid olid ka. Mida veel oli? Rohkem väga ei olegi. Õunapuud on põhilised. See on ka õunapuu, see on kõige parem õunapuu siin, mis siin nurga peal on. Ja noh, siin on tikrid näiteks ja punasestrad. Ja siis, noh, nii ongi. Muide, see suur on ka õunapuu siin. See suur puu siin on ka õunapuu. Nii et jah, neid puid ikka on. Küsin 3. korda keegi ründamas ka neid käinud. Ei ole, kuna meil on niimoodi, et see samune jäneste puur on hobuse koplis ja sellel on omaette veel piir ümber, siis hobused ajavad kõik mingid loomad ära, kes muidu võib-olla üritaks jäneseid rünnata, aga nad ei saa isegi sinna ligi, sellepärast et siis jah, need ponid ajavad ära nad. Ja ponisid pole keegi pole kallale tulnud ponidele. Ilmselt ei tule ka. Mingid väiksemad loomad saad lihtsalt peksa hobuste käest. Ja hundid karja ei murra nagu. Nii et väga ei ole mõtet karta selles mõttes. Ja no kui näha ongi mingit hunti, eks ma lasen vibuga maha siis ja mis seal ikka. No vaatame, kas me leiame hugini uuesti üles või. Ma ei tea, ta hakkab hammustama jälle. Kuidas selle enda tervis ka on? Minu tervis on praegu väga... Mingi mootorratas sõidab mööda eest. Minu tervis on täitsa okei. Tervisega ei ole midagi viga õnneks. Õnneks, ma loodan, et nii jääb ka. Tervis on täitsa okei. Kuidas sul endal on? Minul on kõik, selles mõttes on mul hästi läinud. Ja ma ei pea muretsema väga. Kus kandis sul see kodu on ka Viljandimaal? No nii, nüüd hakkame jõudma hobusteliste kohale. Nii, hobuselised. Vaatame, kus te siin olete. Hugin on seal ääres, ma juba näen teda. Ja teised hobused hängivad siin. Siin hängivad nad. Mingi kärves lendab suhu. Ju. Tervis on korras, aga jah, siin vahepeal finantsid läksid täitsa pekki. Aga muidu pole probleemi. Ja nüüd on juba asjad paremini ka nüüd. Siin nad siis on sellised obestavad ringi. Hugin on seal ääres. Mul vanemad ja nii ka Viljandist pärit, aga ise olen Tallinnas. No ja ma tegin vastupidi. Ma kolisin Tallinnast Viljandisse. Kus saite hobuseid, kallid polnud? No mõned on ja mõned ei ole. Aga kuna mu naine on juba mingi, ma ei tea, 10 aastat hobustega tegelenud, siis nii on. No nii, Hugin, tuled jälle näitama ennast rahvale. Tere, Hugin. Tšau. Tšau, Hugin. No mis sa vahepeal tegid? Mis sa tegid vahepeal? Pulli ka või? Mis üritab mind hammustada jälle või? Ära hammusta, teeme nii. Teeme nii, et hammustamise jätame ära. Ja muidu on chill. See hobune näiteks, see Hugin sündis siin. Tema on väike nuinnuke meil. Tema sündis siin kohal. Ta siis põhimõtteliselt nagu oli tasuta. No talle täiega meeldib, kui teda sügatakse. Lihtsalt silitad ja paitad ja siis ta on okei. Siis on fine. Sellise võtaks. Ta näeb välja reaalselt nagu mänguasi. No mänguasi oled jah. Oled väike mängune asi. Niuke mänguasi.
no oi, ei hammusta, ei. Tüüp üritas mu sääremarjast kinni võtta hammastega. Kes lubas? Kes lubas, Hugin? Nii, paha poiss, Hugin. Ei, nüüd jäta tahule mind. Hugini eest jooks. Ei, ära söö mind ära. Ei, Hugin, miks? Mida sa jooksid järgi mulle või? Hirmus kiskja tuleb. Ei hammusta, kuuled või? Sa oled jalaga, kui hammustad. Ei, mine mängi kellegi teisega. Vaata. No okei, nüüd ta tahab küll minuga pukselda siin. Ei, aitab. Täitsa haige. Aga mis sa teed, kui on siuke noor hobune? Talle meeldib mängida, ta tahab täiega mängida. Ja nüüd läheb tagasi. Näe natuke, kuidas ta jookseb tagasi. Hirmus kiskja tõesti. Ja ta üritab hammustada praegu kogu aeg. Mingil hetkel neil vist on jah, nagu nooruses see, et nad üritavad naksata, nagu naks, mängivad niimoodi. See Magic, kes oli see lapiline hobune siin, temal oli ka, ta ükskord hammustas mind õlast. Ma kõndisin siin, ma vist salvestasin videot isegi sellel ajal. Kõndisin siin, tüüp hammustas lihtsalt selja tagant niimoodi kõks. Tõmbas mul pool turi ära, noh. Kiskjad. Ma koer tahtis ka naksata või? Ja võib-olla need loomad nii mängivadki siis kogu aeg. Erinevad loomad mängivad samamoodi. Naks. Kus sa nimedele inspiratsiooni leiad? Millistele nimedele? Selle nime pani mun naine. Ja tema leidis Norra mütoloogiast vist. Hugin oli vist üks vares, kes oli Odini, seesamune mingisugune messenger. No kui Valheimi olete mänginud, siis saate ka aru. Ja selle järgi pani. Tundus huvitav. Tundus, et sobis. Aga jah, siuke ta on. Su kass pureb sind või? See on küll päris julm, kui su kass sind pureb. Ei, Sam on siin. Sämlane. Sämmu nämmu. Nii, oleme tagasi siin. Nii, aga nüüd on kõik näidatud jälle. See oli siis tuur number 2. See sai tehtud. No see on, mis sa hüppad. Igal juhul. Ma ei teagi, kui kaua ma veel stiimin. Vasti saab läbi ka, ma arvan, see nali siin. Aga kuidas siuke 6-7 tuuri tuleb, arvad vä? Oi, Tammik tuli ka siia vä? Oi, tere Tammik. Tammik, sind ei ole ammu näinud. Jou. Aga jah, GTA 6 siis. Minu jaoks ma arvan, et ma ei hakka mingi PlayStationit ostma. Ma mõtlen, et ma ikkagi ootan, kuni ta arvutile tuleb. Noh, ma ei ole nii hyped ka sellega.
aga no võib-olla tekib see, et tuleb välja, ma hakkan videoid vaatama ja siis hakkab hullult meeldima. Ma ei tea, mõne mänguga on nii olnud. Ja mõne mänguga on nii olnud ja ma pärast on kahetsenud. Näiteks New World, vaata see MMORPG. See oli täiega pask. Aga su küsimused, mida üks päev küsisid YouTube'i kohta, siis minul küll nagu lihas mälus esimene asi. Mida ma küsisin? YouTube'i, ma väga aru ei saa sellega tõttu. Manakaits on päriselu sõprusi ka tekitanud. Vist on, jah. Mina ei tea, minul nagu on tuttavad, enamus ikka. Sõber ei saa päris öelda, aga ikka. Mida teed? Okei. Paned kohe tööle YouTube. No jaa, seda küll, jah. See on jah lihas mälus. Mul ka YouTube on esimene koht, kuhu ma vaatan alati. Kus küülikud said? Ma ei tea, keegi oli, kes müüs neid. Kui me mõtlesime, et võtame jänesed, siis leidsime kellegi. Või naine käis mingisugusel laadal vist, kus neid müüdi. Ja siis ostis sealt 3 tükki ära. Siis heitasime puuli neile. Ja siis nad mingi terve pool aastat ei teinud midagi ja nüüd, nii kui soojad ilmad tulid, siis kohe piu. Quadruple amount of panni. See on küsimus, see oli fakt, et manakatsist on päriselu sõpru tundva. See on tegelikult kõige ägedam asi üldse. Nagu, kui sa mängid nagu mingi grupiga koos ja siis te saate sõpradeks ja siis mängite muid asju ja hängite muidu ja räägite muudest asjadest ka. Et see on nagu kõige parem asi, mis saab juhtuda nagu kommuunis. Mis on sul kõige rumalam asi, mis te koolis on kokku keeranud? Minu kooliaeg oli ikka täielik jama. Ma mäletan ühte korda, meil oli kooli kõrval oli lasteaed. Ja kool oli igav, pluss meie olime mingid teismelised poisid, onju. Ja siis me lihtsalt muudatsime lasteaeda sisse. Mingi käisime seal ruumides ja nii edasi, pärast saime kõik mingi käskirjad ja värgid-särgid, aga tegelikult ma midagi hullu ei teinud. Ja seal lasteaias oli bassein ka. Siis oligi, goal oli see, et jooksed lasteaeda sisse, kastad pea vette ja jooksed välja tagasi. Aga nagu niimoodi hiilides, et see oli nagu täiega halb ja rõve asi, mis me tegime, aga no jah. Aga igasuguseid lollusi sai tehtud. See oli varajased 2000-ndad, kui ma koolis käisin. Ja siis nagu reaalselt midagi muud ei olnudki teha kui lollusi, nii et jah. Manakaits pole ainult sõpru tekitanud, vaid suhteid ka. Vot seda ma ei tea, kes suhtes on. Andke mulle ka teada. Kas ma pulma olen kutsutud või? Kahju, et enam mänguväljaga Minecrafti videosid ei tee. Jah, aga sa saab Manakaitsi vaadata. Mis su lemmik mänguvälja chapter? Seikluse varjul on mu lemmik, muidugi. Millal Warsale'i? Vot, ma ei tea, vasti äkki. Tahaks küll Warsale'i uuesti mängida. Kohaliku Nortsi ukse ära. Miks? Nojah. Otsi praegu jäneseid varjupaikadest. Ma ei tea, kas jäneseid on väga palju varjupaika. Kindlasti on midagi. Nojah. Tšau, muistu. Jou, jälle mingi Renna või? Jou, Renna. Oled rikkas või? Ei, ma ei ole üldse rikkas. Ma olen tegelikult vastupidine rikkusele. Ma olen just vastupidine. Kui ma rikas oleks, siis mu maja ei vajaks remonti kogu aeg. Siis ma ei mõtleks, et 5 sotti PlayStationi peal on veits palju või. Jou, Allan, bljät. Tahaks rikas olla küll. Reaalselt mu elus kõik probleemid laheneks, kui mul oleks rohkem raha. Mu elus vist ei ole ühtegi probleemi, mida raha ei lahendaks. Nii et jah, need inimesed, kes räägivad, et raha ei tee õnnelikumaks, nad ei tea, millest nad räägivad.
aga mustikakook ja Heinimann läksid suhtlema vanaklotsi. Okei. Mängisin zombi, me sudusime seda ust mõlemalt poolt ja siis see kukkus ära. Okei, hinged läksid siis katki. Kus selline juuksestiili mõte tuli? Tead küll, need mingid viikingid, nendest tuli põhimõtteliselt. Ja ma ei viitsinud juuksuris käia enam. Tegelikult see oli põhiline põhjus. Ma ei viitsinud juuksuris käia. Esiteks hoiad mingi, raha kokku ja teiseks ei pea minema juuksurisse. Et 2+. Ongi Joosep, sind ei ole üle 10 aasta näinud või? Vau, no tere, TR3VN, tere sulle. Näed, siin ma olen ja siin ma olen Joosep. Ja olen ikka veel elus ja teen ikka veel asju ka. Olen elus ja teen asju. Niimoodi see elu käib. Asju peab tegema ja elus peab ka olema, I guess. Sul ei olegi kasutaja nime, keegi, kellel ei ole kasutaja nime, ütleb Joosep. Nojah. Vaadake siis vahepeal Sammi ka. See sonks sobib sulle, aitäh. Kui Joosep teeb asju, siis milliseid asju? Erinevaid. Praegu ma näiteks teen striimi. Ma olen sinu maja lähedal. No ma loodan, et sa ei ole. Muidu saad noolt. Oleneb inimesest. Mõnele ei sobi palju taha. Ma olen 2 miljokaga kokku puutunud elus. No, ma tean ka miljokaid, aga see on natuke teine asi, on ju. Üks asi on nagu see, kui sul on nii palju raha, et sul on fuck you money. Ja fuck you money on siis see, et siis enam raha ei oma mingit rolli. Aga kui sul on piisavalt palju raha, et sa elad mugavalt ja sa ei pea muretsema asjade pärast, vot see on see tõeline rikkus. Mis sellest teisest tüübist sai mänguväljast? Oliverist või? Elab oma elu, teeb oma asju. Lase mind sisse, kuhu ma sisse sind lasen? Keldrisse või? Hakkan sind pidama nagu orja keldris. Mida mänguvälj tagasi tuleb? Mitte kunagi. Fall office'i tunk. Okei. Kuhu ma fall office'in? Mis kohta? Või kui kaugelt? Aga mees, oli tore vaadata, näeme, kuuleme. Kuule, tore, et tulid Selgratu. Ja äge, et sul asjad liiguvad. Good luck sulle tulevikus. Tšau. Jaa, see nii-öelda finantsvabadus, et ei pea kogu aeg mõtlema, kust jälle saab. Jep, see ongi see kõige olulisem. Kas sinu keldris on lapsed? Hetkel ei ole ühtegi last mu keldris, ma arvan. Ega ma kindel ei saa olla, ma ei ole käinud seal mingi täna näiteks. Kuidas Ents ja Joelist ei tea midagi? Ents, ma ei tea. Ma ka ei tea midagi. Ma ei tea, ma ei suhtle nagu igapäevaselt kellegagi, nii et ma ei oska öelda sulle. Kas Oliveriga ei räägi enam või? Ei, selles mõttes räägime ikka, aga mitte igapäevaselt. Nagu aeg-ajalt ikka tuleb, Joel on ainuke, kellega ma väga-väga ammu ei ole rääkinud. Aga teistega ma olen rääkinud küll. Palmupäevitus, tšekk palun. Ma olen ära põlenud. On küll palmupäevitus, näed. On küll. Kuigi ma tegelikult põlesin ära. Ja mul tegelikult nahk koorub juba. Aga siin on heledam küll kõvasti. Nii et säh sulle. Poiskris käib korraks ära või uskumatu. Kuidas me ilma temata hakkama saame, külge? Soovitusi, kuidas? Tänu Selgrautule jälgid mind. Kuidas nii, Indra? Elaborate, kuidas see nii juhtus? Kas Skoad on lahku läinud? Jaa, Skoad on ammu lahku läinud. Kas sul nüüd pere ja lapsed? Jep. Vaata mu story't ja näed, mis tähendab palmupäevitus. Ei, aitäh. Töömehe päevitus. Miks sa teeskled? Mida ma teesklen? Mis osa oma elust ma teesklen? Või mida täpsemalt?
jaga meiega, mida ma teesklen. Ma võiks teeselda küll. Ainult, et mida? Teeselda, et ma rikas olen. Teeselda, et... No mul on Lambo selles mõttes, et võib-olla ma olen rikas. Tea, miks Super Raven enam ei postita? Ma arvan, et ta elu on siuke, et ta ei postita enam. Kui siin temaga suhtlema, et teil tuli just samal ajal YouTube'i video Intekas välja ja sealt, seda ma eeldasin. Tore, et sulle meeldis ja tore, et noh, on nii palju asju. Palju mul praegu raha on? Mul reaalselt kontol on vist mingi 40 € praegu. Et nii palju mul on. Palju sul on? Mitu raha sul on? Kellegi järgmine podcasti osa, just täna tuli podcasti osa välja ju Aariaga ehk siis selle Laserteki saatejuht, ajakirjanik, Roosa Banaanik, teate küll ju. Et tema oligi järgmine, ehk siis tänane. Tähendab 40 €. Miks sa ei anna inimestele? Kas ma pean oma viimased 40 € ka ära andma või? Kuu lõpp ka. Mul 7 €, mis päris rikas. No kuule, 7 € saab põrksi osta juba. Võib-olla, tead, tänapäeval võib-olla ei saa ka enam. Su videod tegi mu lapsepõlve. Tänan sind väga, et nii häid videosid tegid. Kuule, aitäh sulle, et sa vaatasid ja sulle meeldis. Mine hüppa batuudil. Kui ma batuudil hüppan, mis ma pean siis nagu kaamera maha panema või? Oi, mõisnik ka kohal või? Tere, mõisnik, kuidas sul läinud on? Pole ammu rääkinud sinuga. Mis elu sa elad? Mõisas ikka või? Mis nüüd on? Palju muud? Oi, Manigan. Aitäh sulle. Oskad teada, palju mul on, aga pudel vett ka osta ei saa vist, okei. Igatsen teie mängu välja Minecrafti seeria, et paljud igatsevad seda. Tungi mu hoovi, sa saad ühe korda proovida. Okei, kui siin juba tungimiseks läheb. Eks siis peab hakkama neid peletama, neid olendeid, kes siia tulevad. Hetkel Rahuste sadamas paadialune, see küll hea ei ole. Aga samas nagu kui sa valisid nagu hea ilma selle jaoks paadialune alla, et oleks ju palju kehvem, kui oleks talv või midagi siukest. Nii, millega me äsame siis? Millega me äsame? Et noh, külalisi võib ju oodata veidi. Kes külla tahab tulla, siis nagu ma ootan. Need kummijaamed on parem. Sellega ei jää vigastusi. Kas ma CS2 mängin või? CS2 aegad võib-olla mängin, aga mitte nagu oma lõbuks. Nagu väga ei mängi eriti oma lõbuks tegelikult. Warcraft 3 vahest. Midagi muud sarnast ka. Aga jah. Vaata oma jalkat. Aitäh sulle, et läbi astusid, mõisnik. Ma loodan, et su paadi all seal ikka telekas on suur ja saad nautida. Pearl Harbor Butcher või? Mänguvälja ei tule tagasi. Dream Life on paadi all. Nice. Aga jah, roni puu otsa. Tead, ma alles ronisin puu otsa. Ma natuke nagu vormist välja see puu otsa ronida. Aga see sama puu, mis siin samas ees on. Ma selle otsas olen päris mitu korda käinud. Kuidas endal muidu läheb? No praegu läheb täitsa okeid.
kas oled striime ka teinud? Ja ma olen päris palju striime teinud YouTube'i kanalil, nii et mine vaata, mine vaata. See neegri onu teda. Mida username tüübid? Nagu reaalselt, mis teil nagu viga on? Mine hüppa batuudil, come on. Mine võta see puu maha, saad ehituslaua teha. What? Mis sul plaanis selle üle 40 euroga? Nii, mis mul plaanis on? Tead, väga ei olegi, kuu lõpuni tuleb ära elada. Täna just käisin viimast korda poes. Noh, vasti kuu vahetub, siis saab palka jälle. Aga nagu... jah. Nendel inimestel on tähelepanu vajadus. No kõigil inimestel on tähelepanu vajadus. Mängi palun, ehitate gildi uuesti. Nagu mis mõttes mängi seda? Nagu kas seda seiklusmäppi või kas ma peaks Tormi ja Stotteriga uuesti tegema edasi seda, mis meil pooleli jäi või? Teed Opsiga podcasti. Ma ei tea, kuidas seda Opsiga ühendus saab. Muidu võiks teha küll ju. Oh no, mul hakkab aku tühjaks saama või? Kuulge, mul hakkab aku tühjaks saama, seega ma pean lõpetama tegelikult. Ma olen osa su lapsepõlvest, väga nice. Oo jaa, võiksid seiklusmäppi mängida. Ma ju mängisin, me tegime Stotteriga läbi selle ju. Alles hiljuti, eelmine aasta. Oli eelmine või oli üle-eelmine? Igal juhul minu meelest oli see suht hiljuti. Ma pean minema, mul 5% akut. Ja mul oleks tegelikult, ma mõtlesin, jah, oleks pidanud seina panema või akupanga kaasa võtma. Igal juhul oli tore, põnev stream, aia stream. Ma loodan, et nägite loomi, mis tahtsite näha. Naudi õhtut ja edu edaspidi. Okei, ma katsun. Aga tšau teile kõigile ja minge vaadake siis seda samust Jutud Joosepiga osa Roosa banaanikesega, mis täna välja tuli. Ja nii ongi, et nii on. Aga olgu, tšau teile. Tada.